Eesti Tööandjate Keskliit ei piirdu tööandjate esindamisega ainult Eestis. Kuuludes erinevatesse Euroopa ja rahvusvahelistesse võrgustikesse, ulatuvad meie käed veelgi kaugemale. Oleme Euroopa Tööandjate Keskorganisatsiooni Business Europe, ettevõtjate hääletoru Business at OECD ja rahvusvahelise tööandjate organisatsiooni liikmed. Samuti kuulume paljudesse rahvusvahelistesse töögruppidesse. See kõik on meil võimaldanud osa saada nii Euroopa kui rahvusvahelisel tasemel peetud läbirääkimistest ja esindada Eesti tööandjate huve laiemalt. Väga oluline on olla kaasatud seadusloome algetapist ja kuulumine erinevatesse organisatsioonidesse on meile seda just võimaldanud. Just üheskoos ja teiste teadmistele toetudes on meil võimalik Euroopas oma ühiste väärtuste eest seista. Lisaks on väikese organisatsioonina väga oluline saada vahetut informatsiooni erinevatest riikidest, kuidas neil on tööelu ja ettevõtlus puudutavad seadusandlused korraldatud, et just õppida nende edulugudest ja vältida nende komistuskive. Ning mitte ainult. See on meil võimaldanud ka tutvustada Eesti tööandjad laiemalt ja luua uusi kontakte. Viimased 2 aastat on näidanud, et digitaliseerimine ja paindlikkus on väga olulised nii tööandjatele kui ka töötajatele, et paremini oma tulemusi saavutada ja oma eesmärkideni jõuda. Olgu selleks kas või arusaam, et 2-tunnise koosoleku pidamiseks Euroopa kolleegidega ei pea 6 tundi lennujaamas istuma, vaid seda saab ka väga edukalt veebiteel ära korraldada. Loomulikult ei asenda see vahetut suhtlemist ja reaalset kontakti, aga see siiski kiirendab infovahetust ja hoiab ka keskkonda. Oluline on jääda avatuks ja paindlikuks, sest ainult nii me oleme valmis väljakutseteks ja võimalusteks, mida see maailm meile pakub. Täna vajavad paindlikkust töösuhtesse juurde nii töötajad kui tööandjad. Olgu selle tunnistuseks kas või võlaõiguslike lepingute suur arv tööturul või siis platvormitöö populaarsus. Kas teadsid, et kriisi ajal intervjueeritud inimestest ligi 60-70% vastas, et soovivad kaugtööga jätkata ka koroonaviiruse lõppedes. Ühe rahvusvahelise talendiuuringu kohaselt on selliste inimeste osakaal tööturul lausa ligi 90%. Loomulikult on ka kaugtöö puhul omad riskid ja puudused. Ja ilmselt on ebarealistlik, et täna kohe saaksid kõik inimesed kodus töötama hakata. Kuid ka ettekandjate, ehitajate ja näiteks automehaanikute hulgas on neid inimesi, kes sooviksid natukenegi paindlikkust tööaja või koormuse suhtes. Olgu selleks põhjuseks siis vajadus jääda haige lapsega koju, käia ise arstil või pangakontorist läbi. Üha enam on tööturul ka selliseid inimesi, kes ei saa või ei tahagi töötada 40 tundi nädalas. Sageli on siin põhjuseks kas hoolduskohustus, lähedase eest pooleli olevad õpingud või siis tulu saamine mitmest kohast. Samuti on selliseid inimesi, kes tahaksid rohkem töötada kui 40 tundi nädalas, et teenida rohkem tulu. Ka tööandjate vajadused ja võimalused on erinevad. On selliseid tegevusalasid, kus on raske pikalt töökoormust ette planeerida ja lepinguid vormistada, kuna tellimuste maht kõigub kuust kuusse. Kuidas sellisel juhul siis reguleerida üleriigiliselt töökoormust, aega või kohta? Mulle tundub, et kui me soovime töösuhtesse juurde paindlikkust, siis tuleb reguleerida pigem vähem kui rohkem. Minule näiteks meeldib pigem töötada kontoris kui kodus. Siin on natukene kergem keskenduda ja kolleegid on justkui lähemal, et vajadusel tööasju arutada. Ma saan aru ka tööandjast, kellega mul on tööleping konkreetselt ülesannete täitmiseks ja meie mõlemi huvides on, et need saaksid ka tehtud. Seetõttu olen ma hea meelega valmis aeg-ajalt ka õhtuti kodus isiklikuks asjaajamiseks kulutatud töötunde tasa tegema, puhkuse ajal aeg-ajalt telefoni tõstma, et kolleegid järje peale aidata, või pühapäevi õhtuti valmistada ette järgnevat töönädalat. Paindlikkus tööandja poolt eeldab väikest paindlikkust ka töötaja poolt ja vastupidi. Eesti Tööandjate Keskliitu kuuluvad tugevad erialaliidud ja ettevõtted, ülikoolid ja kutseõppeedendajad. Meie liikmed loovad äri- ja ekspordivõimalusi ning tuhandeid töökohti. Ja nad teavad,
et tehnoloogia areng eeldab pidevat kiiret kohanemist. Meie kõigi tuleviku väljavaated sõltuvad enim just haridusest ja õpioskustest. Tööandjad peavad oluliseks rääkida kaasa, kuidas korraldada hariduselu, et see annaks edukaks toimetulekuks vajaliku pagasi. Ja tõtt öelda, ei piirdume ainult rääkimisega. Tööandjate Keskliidul on oma hariduse töörühm ja me osaleme aktiivselt ka teistes haridusvaldkonna tänast ja homset päeva kujundavates töörühmades ja nõukodades. Nagu näiteks Haridus- ja Teadusministeeriumi juures tegutsev Kutsehariduse nõukoda või valitsust nõustav Teadus-arendusnõukogu. Me viime ellu ka mitmeid tööandjatele vajalikke projekte, kuhu oleme kaasanud ka meie sotsiaalpartnereid Eesti Ametiühingute Keskliidust. Üks selline näide on töökohapõhise õppe võimaluste tutvustamine. Selleks, et me teaks, millised on Eesti majanduse arenguks vajalikud oskused ja kui palju ning mis tasemel tuleks inimesi koolitada, löövad tööandjad kaasa Kutsekoja OSKA analüüside valmimises. Koostöös Kutsekojaga sünnivad ka aktuaalsed õppekavad ja toimub kutseoskuste hindamine. Edukaks töötamiseks on vaja nii häid erialaseid kui ka üldoskusi. Nii-öelda tulevikuoskusi, nagu koostöö ja meeskonnatöö oskus, suhtlemisoskus, tehnoloogia kasutamise oskus, probleemide lahendamise oskus, loovus, analüütilise ja kiire mõtlemise oskus. Tööandjatel on oluline roll selles, et koolis omandatud teadmised, oskused vastaksid paremini tööturu ootustele. Kutsume kõiki tööandjaid üles tegema koostööd õppeasutustega, tutvustama oma ettevõtteid ja seal töötamiseks vajalikke erialasid ning pakkuma kutseõppuritele ja üliõpilastele praktikavõimalusi. Kaasamine ja paindlikkus on märksõnad, mis iseloomustavad edukaid ettevõtteid. Olukorras, kus meil ei ole piisavalt inimesi, et vajalik töö ära teha, on vaja leida uusi lahendusi. Meie elanikkond vananeb ning tööle asuvad noored soovivad seda teha täiesti uutel tingimustel. Just inimeste endi ootustest on kasvanud välja mitmed uued töövormid. Näiteks muutuvtunnilepingute pilootprojekt kaubanduses, mille eest seisame koos ettevõtete ja Eesti Kaupmeeste Liiduga. Edukad on need, kes kohanevad ja langetavad õigeid otsuseid. Otsuste langetamiseks on vaja ka infot. Kuidas eristada olulist ebaolulisest ning tunda ära eksitav info? Sellest on saanud kommunikatsioonis võtmeküsimus. Tööandjate esindusorganisatsioonina koondame me teavet erinevatest allikatest ning aitame selle viia just nende ettevõtjateni, keda see puudutab. Oleme abiks ka poliitikakujundajatele, et neil oleks sisend arukate otsuste tegemiseks. Teeme tihedat koostööd ministeeriumite ja teiste erialaorganisatsioonidega. Sotsiaalministeeriumiga koostöös panustame töövõimereformi õnnestumisse. Julgustame tööandjaid palkama ka vähenenud töövõimega inimesi. Tulemuste saavutamiseks ja kaugele minemiseks on vaja meeskonda ja toimivaid kokkuleppeid. Kokku saab leppida aga siis, kui on tahe ja vajalik paindlikkus. Inimestena oleme ju kõik erinevad, kuid kui suudame sõnastada ühise eesmärgi ning leppida kokku mängureeglites, on kõik võimalik. Tööandjate eestkõnelejana on meie liidu südameasi aidata kujundada Eesti majanduskeskkonda selliseks, et meie inimesed oleksid õnnelikud ja ettevõtted edukad. Seda nii Eestis kui ka kogu maailmas. Eesti Tööandjate Keskliit tegeleb igapäevaselt teaduse, arenduse ja innovatsiooni teemadega. Rõhutamist väärib sotsiaalse innovatsiooni valdkond, mis on viimasel pooleteisel aastal taas tugevalt aktuaalseks muutunud. Sotsiaalne innovatsioon kujutab endast uusi ideid ja tegevusviise, mis pakuvad sotsiaalsetele probleemidele ja väljakutsetele varasematest paremaid lahendusi, mille tulemusel muutub ühiskonna ja kogukonna toimimine tõhusamaks. Nendeks võivad olla tooted, teenused või protsessid. Võtame näiteks haridus- ja tervishoiusüsteemi, mille kiire kaasajastamine selles muutunud maailmas on kõikide riikide ellujäämisküsimus. Ei ettevõtjad ega ka riik üksi suuda vajaminevate muudatuste elluviimisega piisavalt tõhusalt hakkama saada. Oluline on, et kõik ühiskonnaliikmed ja grupid panustavad maksimaalselt ja panevad õla alla nii uute lahenduste väljatöötamisse kui elluviimisse.
oleme ellu kutsunud 2% klubi, kuhu on oodatud ettevõtjad, kes oma iga-aastasest käibest investeerivad vähemalt 2% või 1 miljon eurot teadus-arendustegevusse. Läbi 2% klubi populariseerime teadus- ja arendustegevust ettevõtjate hulgas läbi eeskujude, edulugude ja ideede. Usun, et meie liikmetele on Tööandjate Keskliitu kuulumise suurimaks väärtuseks üleriigilise tähtsusega arendusteemadel kaasarääkimise võimalus, ajakohase info vahendamine ning teadmuse ja võrgustumise loomine. Püüame ettevõtjaid arendada läbi meie poolt algatatud seminaride ja koolituste uuendusvõimelisemateks, avatumateks ja paindlikemaks. Regulaarselt kutsume kokku Innovatsiooni Käivituskoja liikmeid, et anda ülevaade uutest uudistest teadus-, arendus- ja innovatsiooni valdkonnas ning kus osalejad saavad ka ise päevakajalisi teemasid esitleda. Eesti Tööandjate Keskliidul on hea meel olla ühiskonda kõnetavate teemade infovahetuse ja diskussiooniplatvorm, samuti uute ideede ja parimate praktikate esitlemise koht. Meile ja meie liikmetele läheb väga korda Eesti areng ja tegeleme igapäevaselt Eesti majanduse kasvu ja inimeste elatustaseme tõusule kaasaaitamisega läbi teaduse, arenduse ja innovatsiooni.